Käes on reede, meie oleme siin koos Alex Sääsega täna, et sendida. Meil on plaanis siis täna proovida flare'i. Ma kunagi eelmine aasta tegin ära. Sääsk pole ära teinud veel kunagi, vaatame, kuidas siis saab. Mina võib-olla õpetan talle, võib-olla ta õpetab mulle, eks paistab, mis saab. Aga praegu teemegi ilusti soojaks akroalal, vaatame, mis tunne üle pea on olla ja siis lähme juba sinna puu peale. Nii et let's get it. Ja meil täiesti kuskilt ilmus välja iska treener. Sa oskad flare'i või? Lihtne. Lihtne? Väga hea, siis meil on õpetajaga olemas. Teeme soojaks ja siis räägid me, kuidas asi käib, on ju? Teiga on ka siin, joo. Teeme bängerit kohe või? Teeme ja Teiga läheb. Just for you! Lambist layout double back. Hea küll siis. Video sai hea alguse. See on meeles veel. Väga positiivne. Loodan, et flare on ka meeles. Holy moly, macaroni. Natuke ärritanud. Easy. Wow, mis sa tegid? Standardid on video alguses juba väga kõrgel läinud. Kus naela kätte või? Alex Sääsk astus naela kätte endale. Oleme siis siin kuubikute juures. Sääsk läheb seal katsele. No nii, pea alaspidi rokib. Länder. No nii, üle pea on saadud. Siuke veits kõhetunne on, süda klopib, aga pole hullu, teeme veel. Ei saadus. I believe. Nukki! Oh jaa! I believe. Oi! Sport käib teie soos. Laup on juba veits märg, üle pea tunne on juba enam-vähem olemas. Teeme veel veits siin trenni ja siis lähme kvarterisse. Vaata, mis poistel veel varuks on siis nii kaua. Täna on siis peamiselt ainult tõuksiga trikitatud, aga tegelikult mul on rula ka kaasas, nii et kirjutage video alla, kui te tahaks rulavigureid ka näha siin kanalil rohkem. Ma otsin mõned rulasemud või sõbrannad üles ja teeme rulatrikke ka vahelduseks äkki, kui tahate. Ma küll tahaks. Aga dai, vaatame trikki, kes siit tuleb. Juurde! Resi ei loe, fly out. Resi ei loe. Joo! Sportisime just siin seda resi fly out'i, tegime mõned ägedad trikid. Sääst tegi mingi full whip, mingi rotor heel või mis see oli? Full whip rewind rotor heel. Ja siis ma tegin mingi triki, mis see trikk oli, keegi ei tea, müstika. Aga nüüd me teeme veel paar tükki foami ja siis 14 minuti pärast on täis tund. Ja siis me läheme sinna kvarterisse, siis me läheme kvarteriga kaasa, tõmbame meile pea, maandume ka rattale, teeme ära flare'i. Noh, teooria on hea, aga vaatame, kas praktikas ka välja tuleb. Tai näita ette üks foami ja flare. Vaatame. Poiss on harjutanud.
Joo! See oli ju päris hea, noh. Lootust on meil täna ellu jääda. Ühesõnaga, me paneme pudeli vett täis ja siis me hüppame veel seda suurt hüpet natuke ja siis on aeg minna kvarterisse, poisid, on ju? Aus. Fleeri tegema. Aus plaan. Nii et jooge H2 sood ja tehke saltosi. Reklaamipaus. Kuna olümpiamängud on juba varsti mõne aasta pärast, siis me teeme siin tõukeratta kaugushüppevõistluse siin Foamis. Meil on suur kikker, suur rollin. Henri näitab ette kohe. Opa! Poole Foami peale. Nii et vaatame, kes Essan läheb. Davai, saeda poiss. Mosquito! Let's get it! No nii, ja kuhu tuli skoor? Kohtunik fikseerib tulemuse. Opa! Siia. Nii, järgmine on siis Pao. Vähed räiga! Vähed räiga, davai. 2 tries for the champ. Häkker. See ei lähe arvesse, kuna spot on ta teine kodu. You know? No nii, nüüd on minu tõetund ka käes. Tuli uus rekord. Sama tulemus. Katsele on tulema meil siis Alex Sääsk, meie noor relv Young Gun. Vaatame, kas ta teeb siis uue rekordi. Meil on praegu siis 3 veerand foam bitti ära hüpatud. Päris hea tulemus, aga... Ja tulemus tuli ikkagi siia, kus on peaaegu pool foam bitti. Palo on seal siukse näoga, nagu ta tahaks batuudini välja hüpata. Vaatame, kas mees teeb ära siis selle uue rekordi. Ossa luga! Ai, siis on minu viimane katse. Nüüd või mitte kunagi. Teen veel lisatõuke ka, siis tuleb eriti hea hüppe. Ei tule. Ja meie tulemused läksid kõik just kustutamisele. No nii, meie tulemused kustutati. Nii et mina võitsin. Aga nüüd Sääsel on veel midagi aruks vaata, mis tuleb. Atsa! Selle trikki nimi oli Vikati mees. Tahad sealt teha ka enne? Aidake, Sääsk palun välja siit. Me enne ei saa videoga edasi minna. See foam on ikka hirmus asi. Kõige hullem spordiala üldse. See võiks eraldi olla üldse väike foami. Nagu te eelmises videos kuulsite, on tulemas Scaletrippi päev. Ja ma ütlen teile kohe ära, me paneme teid kõiki proovile. Me teeme siin foam biti ralli edasi-tagasi. Nii et kes tuleb enne seda, kui spotti saab harjutada. Kõige kiiremetel on siis väga timmis auhinnad. Nii et 13. juuni pange endale kirja, tulge kohale. Foami ralli. Oi! Mida mene? Aga davai, viimased harjutused. Ja siis tuletame meelde vanu aegu. Käed üle pea, kae läheb umbes siukse nurga alt. Praksud. Ma loodan, et SS seekord katki ei lähe. Sul ei nii vähe puudu, et saaks lenksu endale. Meil on käimas siis 100 reede eriepisoodi, siit on Palo. Tupla fleeri või? Me teeme täna fleeri ja mida Palo teeb? Ai, aga hakkame saltot poole pöördega harjutama. Davai, Palo näitab ette, Palo oskab. Palo! See okei, no. No nii, jõudsime siis siia üles, kaameramees tuli ka treppist üles. Kaamera just peab ka trenni tegema. Eerik, sa oled kunagi resi hüppanud tõuksiga või? Tahaksid proovida või? Ütles jaa. Ütles, oleks meil lisakaameramees, siis me saaks riskida sellega, kui Eerik matsu paneb, see on jälle, läheb kanal kinni. Joo! Lähed back'i ja siis tõmbad nagu vaikselt kraade.
sellel polnudki väga viga, noh. Rahulikult. Aga ühesõnaga, proovin Palo soovitust, siis lähen nagu backi ja siis... Vaata, mis toimib. Ma ei kommenteeri. Jep! Tundub, et see maru rahulikult tõmbamine aitas. Thanks, Palo. Joo, 3-6 pakki või? Mõne jaoks see oli ka lahjaks juba, mis me teeme. Aja! Oi! Kell on 20.51, me leppisime kokku, et 21.00 läheme siis sinna, proovime ära selle saltu, tüübid on jumala valmis, ma ei ole, aga siis selleks kellajaks olen. 8 minutit veel, nii kaua me tõmbame siis kaardid tühjaks, Eerik teeb meil siis värgid-särgid ära ja siis reklaamipaus on läbi, kell on 21.04, kaart on tühi, kõht on ka tühi, aga sellegipoolest tuleb siis ära teha, ma arvan, et nagu Palo näitab meile ühe ette, me vaatame, õpime. Mida? Näita ette üks. Sa oskad ju. Vaatame, kuidas Palo teeb ja teeme täpselt samamoodi järgi ja siis ongi first try. Try day. Ja tuleb salto ja... Aga kuna Miikal on meil siin... Sa ei tee siin mingeid reegleid. Kuna Miikal on meil siin juba ühe grafseeri teinud, siis näita ette. Arvad, jah? Okei, ma arvan, et see oleks aus küll, et mul on üks flair elus tehtud. Ma arvasin, et see jääb mu esimeseks ja viimaseks, aga tänu sellele kanalile nimega Keht Trepp ei ole mul mingit mugavustsoonis olemist. Keegi mummul ette vaataks, ma ei proovinud uks mitte ratta lasta. Jälle full spinni, mitte muffi, aga aru ei saanud. Poiss mõtleb. Kaks katset on tehtud, esimene läks täiesti hukka, liiga palju tõmbasin ennast sassi, teine katse oli juba siuke veits parem, kannad annavad tunda, väga hea, nüüd on kolmas katse ja mul öeldi siis, et natuke rohkem flip ja vähem kraade. Üks umbes siukse nurga, tõmban kaela niimoodi üle pea ja tulebki ära, nii et. Garantii maksab. Aga ühel poisil on siin raskus üle pea saamisega, teisel on raske lihtsalt ära teha see. Nii et nagu vanasõna ütleb, mis valesti, see uuesti. Ja mis ei tapa, teeb tugevaks või viib haiglasse. Aja! Sisikond tegi backflipi ka. Toi sääst tõmbele pää ära nüüd. Mees sai üle pea. Sponsor mi blööse. No, ma teen samasuguse järgi nüüd. Teeme siis nii, nagu treener ütles, surru landingusse. Kannad annavad küll juba tunda. Nagu te näete, see flairi tegemine ei ole lihtne asi. Kui siia lood peale panna, siis on näha, et asi on juba veits käest ära läinud. Käsi valutab, peppu valutab, jalad valutavad, esiratad on täiesti... Ja mis seal on? Paistab, et tuleb veel paari katset teha. No nii, kiire boksi peatus siin ja ma lähen teen veel 4 katset, ei 3, ei 1 katsega teen ära, come on. No nii, davai, ma tahan näha, ma jaksa oodata enam. No nii, nüüd tuleb ära.
see oli päris hea, teeme nüüd kiire videoanalüüsi poisid. Näed maandumist. Võts külje peale. Võts külje peale, jah. Põmst olemas või? Kanna peale läks. Joo! Jaa! Davai! Joo! Võtame küll kingi ära. Davai! Joo! 3 minutit veel, siis kell 10 ja sääs kohe tuleb katse, teeb veel soojendshüppe ja siis 3. peal läheb. Nii et elame kaasa talle. Ma olen täiesti kuttu, ma isegi ei jaksa enam rääkida väga, nii et ma pean vahelduseks suu kinni. Viimased 30 sekundit ja kas ta teeb ära, asi kisub väga pingeliseks, palun siia trummipõrin taha, Eerik Mumm monteerib see trummipõrina. Come on! Davai, tuleb. Rahvas, ta teeb ära selle. Ja palju kell on, vaata seda kellaaega, minuti pealt. Pole. Öeldud, tehtud, kell sai 10. Selline oli siis meie tänane episood siin Spotis koos Sääse ja Paloga. See vend tegi esimest kord fleeri ära, mis tunne on? Haige, kanda võiks peeneid, aga noh. Ma tegin ka üle pika ära, kõik liigesed annavad tunda, aga noh, see tapa teeb tugevaks ja nüüd vaikselt kodu poole teeme seal rehabilitatsiooni, natuke meditatsiooni, tõmbame lebosse ära ja ega polegi midagi muud kui like, share, subscribe. Kohtume siin 13. juunis Spotis, rohkem infot uuel nädalal ja... Mama and Andres no pussy, you know? Kas on family friendly või? Ma arvan, et see võib ikka videost minna.